artikli sisestamine siia on äärmiselt lihtne. Selle jaoks tuleb menüüst leida artiklid, peale klikkida ning avaneb artiklite nimekiri. Siit ülevalt leiame nupu uus. Selle peale avaneb meil tühi artikli vorm. Anname koodi artiklile, nimetuse ning kindlasti tuleb määrata ära ühik. Nüüd viimane oluline otsus, mis teha tuleb, on tüübi osas. Tüüpi on 2. Tavaline, mis tähistab teenusartiklit ehk midagi, mida me laos ei soovi jälgida ning teine variant on laoartikkel, midagi, mida võtame lattu vastu, jälgime laoseisu ja hiljem ka lähetame. Meie valime siis siit kohal laoartikkel, salvestame ära ning minimaalse infoga ongi artikkel sisestatud. Nüüd vaatame näitena näiteks artikli staatust ning näeme siit, et olgugi, et meil seda laos pole, on see rida olemas ja näitab 0. Nüüd on mul ka sisestatud üks teenusartikkel, transport, ja kui me selle puhul vaatame artikli staatust, näeme siit on ilusti olemas tavaline, ja kui vaatame nüüd staatust, siis siin isegi ei pakuta see rida, sellepärast et teenusartiklit lattu vastu võtta ei saa.